Vabandust, korra tülitan, et ega teil ei ole võimalik natukene midagi, et jääb üle või? Peremees, vabandust, korraks tülitan teid momendiks ainult, et võib-olla jäi teil natukene, üle, saate veel verd annetada. No nii, sutt, teeme väikse sutt. Ei, ma enne 2 kuud ei tohi mitte midagi anda öeldi. Ma võin maksta ka teile. Ainult väike selle 2 kuud lai mõiste, võib-olla 30 päeva pärast. Näeme, kohtume, võtame, teeme. Ma annan teile oma visiitkaardi. Ei, ma tõesti soovin, ma järgmine kord saan tassi ja ei, aitäh. No aga mina soovin ju. No ega ei ole kerge. Ma ei taha nagu peale ka pressida või ei taha nagu vägivallaga nagu peale lennata, aga eks ma olen imelik ka või omamoodi, et küüslauk näiteks mulle väga maitseb. Ja, sugulased ei tule selle pärast ju külla ka, et maitseb. Ja pimedust ka nagu kardan, pigem kardan. Ja siis kirstus ei tahaks näiteks üldse magada, üldse. Aga et nagu omamoodi olen, aga ei, ma ei taha vinguda ka ega midagi või niimoodi, aga süüa ikka tahaks ju. Süüa ju ikka tahaks. Juba õhtu, jah? Ja me oleme tänaseks suletud. Aga midagi jäi teil järgi ka või? Kindlasti mitte. Mõni verekott kukkus maha, läks katki, voolab seal verd vaja koristada. Ei, sellist asja ei juhtu. No aga kuidas te siis, kuhu te viite selle siis? Haiglatesse, veri läheb haiglatesse igapäevaselt. Ma võin aidata teid, olen transpordimees, viin ise ja teate, viin nulliga. Lugupeetav, vabandage. Meil on selle jaoks spetsiaalne transport. Aga ma teen nulliga teile. Ei, kahjuks nii ei saa. Aga ma nii huvi pärast küsin, et palju teil aastas seda verd üldse Eestis siis üle jääb niimoodi, et muudkui veates... Üle ei jää midagi, see läheb kõik patsientidele, aga me kogume Eestis umbes 23 000 liitrit verd aastas. Head õhtut. 23 tonni. 23 tonni. See on toidu raiskamine. Tegelikult mul maitseb hematogeen ka.